Tere Kärdile. Nii, tere, mina olen Kärt, osadega me vist juba kohtusime, aga Terega ei ole veel kohtunud. Et mina olen siis Tartu lasteaedloote õpetaja ja räägin täna Beebotist ja Bluebotist. Nii, need on siin olemas, mida Janne rääkis ka. Nii, ja tänased teemad on siis Beebot. Lihtne ja lapsesõbralik vahend õppimise mängulisemaks muutmiseks, suurepärane kirjamise õpetamise alustamiseks. Ja Bluebot, et lisaks kõigele selle eelnevale, mis Beebotil oli öeldud, siis on võimalik Bluetooth abil juhtida tahvli kaudu või kasutada ka käsilugeja seadet. Nii, siin on ka siis näha, on toodud viited nende nuppude, mis on siis, mida mingi nupp teeb ja siis on ka need laadimiskohad, et siis see Beebot on sobiv 3–7-aastastele, kuigi minu meelest saab neid väga edukalt ka noorematega kasutada, kuna nad on sellised hästi vastupidavad. Kui laua pealt maha potsatab, siis üldjuhul midagi ei juhtu või kui laps teda ka niimoodi õrnalt viskab või niimoodi või kukutab käe vahelt, siis põntsud on siiamaani nagu üle elanud need robotid. Et selles mõttes soovitan just väikeste lastega ka kasutada. Siis see laetav aku ja siis aku peab vastu kuni 8 tundi. Aga eks kui nii, siis ongi 7 nuppu edasi-tagasi, vasakule paremale, need on siis ainult 1 kraadi pöörab siis see robot. Ja siis tal on veel, keskel on see roheline go-nupp ehk startnupp ja siis on X on mälu kustutamine ja siis on pausi nupp. Aga ta alati peabki selle Beebotiga meeles pidama, et kui sa teed ühe käskluste jada ära ja ta sõidab selle ära, et siis sa pead alati sinna vajutama ja selle mälu ära kustutama, enne kui sa tahad seda uut jada hakata tegema. Et lastel kipub see kogu aeg meeles minema, et tahavad kohe suure hurraaga järgmist seda jada minna tegema ja siis on vana jada all ja siis see robot sõidab ei tea kuhu tegelikult. Ja siis liigub 15 sentimeetriste sammudena see robot siis. Siis on meil Bluebot, põhimõtteliselt siis samasugune nagu Beebot, aga see paistab läbi, et siis on lastel ka põnevam näha, et mis see roboti sees on ja need tuled paistavad ka paremini läbi. Et lastele just meeldib väga ka isegi luubiga uurida, et mis süsteemid ja mis juhtmed ja mis seal on ja kuhu need lähevad ja mida nad teevad, et tahaksid hea meelega täna ainult kruvikirja kätte ja lammutaks laiali ja vaataks lähemalt. Aga see on ka siis vanusele 3+, aga samamoodi soovitan ka noorematega juba algust teha. Laetav aku, aga selle aku peab siis kuni 6 tundi vastu. Ja mis jäi enne ütlemata, siis ongi, et kui Beebotil saab kuni 40 sammu järjest, siis sinna mällu panna, siis sellel saab kuni 200 sammu, et saab palju pikemat programmeerida, kuigi ma vaevalt arvan, et keegi nii pikalt teda tahab programmeerida. Ja programmeerimine käib samamoodi, nupud on täpselt samamoodi, sama asetus ja kõik. Ja siis on võimalus ühendada teda siis äpiga. Need äpid on tasuta alla. Ja siis on võimalus kasutada ka seda, et saad 45 kraadi pöörata. Et siin on pilt ka toodud sellest, milline see äpis näiteks välja näeb see asi. Ja all on siis see käsulugeja, et nendest ma räägin natukene hiljem. Siin on mul ära toodud rakendused, mida Beebot kasutada saab. Beebotil on siis see, et näiteks on selline aadressil on selline nagu emulaator, kus on ka muidugi üsna selline algeline, aga kui endal näiteks Beebot ei ole olemas või rühmas nii palju ei ole, siis saab ka panna mõne lapse näiteks arvuti taha proovima, kus on samamoodi, et sa saad valida erinevad alusmatid. Et seal on punane ring on tõmmatud ümber select your mat
ja seal on siis, saabki valida, et mul on siin ette jäetud praegu matt ja samamoodi nupud töötavad täpselt samamoodi, et edasi-tagasi, paremale-vasakule, kõhunupp, kustutamise nupp ja pausi nupp ja siis hakkab see robot seal mati peal liikuma. Et muidugi, mis see on, et tänapäeva lapsed ei ole enam harjunud väga hiirt kasutama, et siis on nagu selline paras ettevõtmine neile, aga samas on hea kerge asi, et seda hiire kasutamist näiteks harjutada. Ja Beebotil on samuti võimalus alla laadida see äpp, et seal on selline mängud, kus on erinevate temaatikate ja erinevate levelitega, et samamoodi on need nupud, saab seda Beeboti siis liigutada, tuleb siis alati sinna finišisse liigutada ja lastele nagu meeldib väga seal tahvlis neid näiteks mängida, et sellepärast, et seal on ka näiteks on paranduse otsimise mäng, et siis tulevad, mida raskemaks levelid lähevad, et siis tulevad näiteks liikuvad muumiad veel juurde, mille pihta ei tohi minna ja et see annab nagu sellist põnevust ja raskust juurde. Nii. Siin on siis Blueboti rakendusi. Bluebotil on ka siis see äpp. Nii vaatan kohe. Seadmel peab olema siis Bluetoothi asukoha määraja sees ja seal on nagu erinevad neid mõõde, mida saab valida. Näiteks kui valides selle control mode'i, siis saab päris robotit liigutada, et siis panedki põrandale ja paned tahvli kaudu ta liikuma. Aga kui valida näiteks Explorer mode, et siis saab sealt valida erinevaid alusmatte, kus on igasugused ka kaardid ja mul on siin ära ka toodud, et meil on üks geomeetriliste kujundite kaart ja on siis üks siin on Inglismaa kaart. Aga see kaardi peal on ka robot ei hakka, et sa võid need küll nuppude peal ära vajutada, need käsklused, mis sa tahad ja seal vasakus ääres näitab ka siis järjest, et mis käsklused sa oled robotile andnud. Aga ta ei hakka enne liikuma, kui sa ei ole sealt kõrvalt pildi, kus see kõrvalt sealt nuppude kõrval on see väike robot, et selle peab tõstma siis sinna kaardi peale soovitud koha peal, et siis ta alles hakkab sõitma. Et mis võib algul nagu lastes segadust tekitada, et panevad nagu käigu sisse ja robot ei teegi midagi, aga et see robot tuleb tõsta ka kaardi peale. Ja siis on seal veel lisaks muidugi muid võimalusi, mida saate ise avastada, et seal on neid erinevaid, et soovitan täitsa alla tõmmata äppi ja proovida. Korra segan vahele. Kui äkki seal tuleb alles, tegelikult on Bluebotil üks äpp veel, on BluesBlocks. Et Blueboti saab programmeerida ka plokipõhiselt. Et täitsa väike arendus neil edasi tuli see välja 1,5 aastat tagasi, kui ma ei eksi. Et soovitan seda ka vaadata kõigile. No võt, pean ka proovima. Siis on see käsulugeja, et see suhtleb siis Bluebotiga läbi Bluetoothi ja käsilugeja ühenduseks peavad seadmed olema umbes 10 meetri raadiuses. Et lülita käsulugeja sisse sealt ülevast nupust ja siis vajuta ühenda nuppu ja kui ühendamine õnnestub kenasti selle Bluebotiga, siis muutuvad robotil silmad siniseks ja käskluste lugeja siis vasakult paremale, et siis saab sinna neid käsuplaate panna. Ja siin on ka näha, et kui selle komplekti, alustuskomplekti tellida, et siis seal on 25 tükki sees, et 8 edasi nuppu, 8 tagasi seda plaadikest, vasakule pööramise plaadikesi 4, paremale pööramise omi 4 ja 1 pausi oma ja need on veel kahepoolsed. Et pärast näitan ka, et mis väike vahe neil on. Et põhimõtteliselt ongi see, et näiteks kui lastega algul alustada neid, siis ühel pool plaatide peal on Blueboti pildikesed all, et siis selle järgi on just parem nagu näha ära, et milline plaat siis on
edasiliikumiseks ja milline tagasiliikumiseks, aga teisel pool on need, kus on TTS alla kirjutatud, et siis lapsed nagu ei oska nende järgi siis selle logo järgi nii vaadata, et milline nool on siis ülesliikumiseks ja milline on alla, et siis kipuvad need segi minema tihti neil. Ja kui plaadid on pandud käsulugejale, tuleb vajutada go nuppu ja siis Bluebot siis sõidab selle rajamise ladusid sinna käsulugeja peale ja sinna saab panna kuni 10 plaati, et 10 plaadi jaoks on seal kohad. Aga muidugi on võimalus juurde ka osta veel neid komplekte, et siis seal nendes komplektises on veel juures neid kordusi ja selliseid plaadikesi veel, mida siin tavakarbis ei ole. Ja siis roboti siis kasutamisvõimalusi siis et robotite kasutamine siis õppetegevustes väga, ma arvan, et seda on vist kõik näinud ja saanud aru ja see muudab õppimise vaheldusrikkamaks ja huvitavamaks. Siis robotite kasutamine õppetöös toetab näiteks lapsi arvestada kaaslastega ja tegutseda meeskonnas, sest üldjuhul ei ole üheski lasteaias neid seadmeid ja asju nii palju, et saaks iga laps endale eraldi selle kätte, et siis tulebki igas meeskondi moodustada ja grupitöös osaleda ja see annab nagu väga head sellist meeskonnas tegutsemise oskusi. Siis laps oskab näiteks ka oma oodata. Laps omandab lihtsamaid programmeerimise teadmisi ja oskusi. Areneb lapse põhjus-tagajärg seos mõtlemine ja aitab õpitud paremini omandada ning kinnistada ja muidugi on palju lõbusam viis õppida. Siin on mul toodud ära mõned pildid, et abiks on näiteks Blueboti ja Beeboti juures on abiks kindlasti erinevad matid, lisavidinad, klotsid ja muidugi enda fantaasia. Minu lemmikuks on see läbipaistvate taskutega kilematt, sest seda on väga hea kasutada. Sul on need õige olemas, sinna vahele saad kas printida pilte, joonistada, lasta lastel joonistada, värvida ja täpselt see, mis teemal ise tuju tuleb, mõte tuleb, lastel tuleb tahtmine, et täpselt seda saab sinna teha ja ongi väga hea, et vastavalt see, mis sul nädalaplaan või mis teema sul hetkel on, väga lihtsalt nagu iga teema kohta selle ülesande teha, et siia saab kas või sügisel praegu ka korjata värskeid puulehti, et siis saab näiteks ka väiksemad puulehed sinna vahele panna ja või muid selliseid kitsamaid ja madalamaid asju. Aga kindlasti on selle kilematiga see, et seda ei tohi pooleks murda, sest kui see pooleks näiteks murda ja jätta kuskile kapi peale või nii, et siis see vajub see volt ikkagi sisse. Et siin minul on ka näha, et see volt on seal keskel sees ja siis see Beebot ei jaksa üle selle voldi sõita, et siis peab teda sealt natukene aitama. Et seda hoida alati kuskil sirgena. Siis saab näiteks ongi siin kujundeid teha, et mis värvi, suurus, et kujundid on väga hea. Ja siis on nagu näha on ka, ütleme, et on väga palju valmismatte, et ongi, siin on ka üks valmiskujunditega matt näha ja siis on kaardimatid, neid on nagu väga erinevad sorti, on siin üleval on liiklusmatt, aga on muinasjutumatid ja teema on väga suur ja valikut jagub ja on olemas ka sellised matid, kus ongi, et osad ruudud on valged ja siis osade peal on näiteks on putukad, siis on mingid teatud putukad või taimed või marjad või midagi ja siis vastavalt sellele, et siis saabki laps seal sõita, et näiteks õpime täna marju ja sõida sinna punase marja peale, mis mari see on ja mida sellest teha saab. Siis on olemas veel on pliiatsihoidjad ja kestad, et neid pärast näitame ka. Ja siis on Inspay kodulehel on ka sellised asjad olemas nagu takistusrajad, mida saab siis juurde tellida, aga väga hästi saab ehitada ka lihtsalt lastest tavalistest olevatest klotsidest, saab labürinte ehitada, saab teha, saab radu teha, ka Lego klotsidest saab väga head rada teha
et andke ainult lastele võimalust ja lapsed juba ise annad idee ja võimaluse ja nad mõtlevad ise igasuguseid radasid välja, no nende fantaasiaga juurde, siis see on nagu väga põnev on seda jälgida, isegi kui vabamängus annad näiteks mängida selle võimaluse. Nii, siis ongi ideid tunni läbiviimiseks, et osad ideed ongi samad, mis olid sellel Kobol, kes vaatas, aga siin ongi nii palju lihtsamaks kilemati olemasolu, et sa ei pea ise hakkama seda suurele paberile neid ruute joonistama ja lihtsalt paned omale soovitud asjad sinna kiletaskute vahele ja saadki hakata lastega mängima. Et sama, et laps teab arvude rida näiteks 1–12 ja piipoti abil tuleb matil kokku ja number ja õige arv. Siis kujundid, et laps peab leidma matil samasugused kujundid, näiteks leia suured sinised kolmnurgad. Siis arvutamine piipotiga, mis on minu rühmas lastele väga meeldinud, ongi, et laps lahendab arvutusülesande ja siis leiab matil mesilasega õige vastuse. Ja see võibki olla, et kas sa teedki juba sildid juurde, kus on näiteks 2 ja kuskil on vastus 5 või siis sa annad lapsele eraldi näiteks selle ülesande, et 3+2 ja siis on ainult numbrid matil, ja siis laps leiab selle õige vastuse. Siis keel ja kõne ongi see, mis seal eelmisel slaidil ka see pildid olid, et mõista ja laps arvab ära, et kellest või millest on mõistatuses juttu ja siis sõidab selle piipotiga siis õige pildi ja vastavalt vanusele siis võib ka lasta näiteks lastel juurde rääkida kõike, et mida ta sellest taimest teab või mida ta sellest loomast teab ja või väiksemad saavad ka need loomahääli teha juurde. Siis mis tähega sõna algab ja lõpeb. Laps liigutab mesilase siis pildi peale, häälib sõna ning ütleb, mis tähega see algab ja lõpeb. Siis mina ja keskkonnas olen mina kasutanud on see kuud ja aastaajad, et lapsel tuleb mesilast liigutada kuude õiges järjekorras ja iga kuu juurde tuleb siis öelda, mis aastaajal see kuu on või mõni selle kuu tähtpäev. Siis puulehed, et laps leiab matil soovitud puulehtede paarilised, et see on just meil sügisel selline väga hea mäng, et lähemegi õue jalutama ja siis korjame koos neid puulehti, et algul, kui nad on värsked, et saab ka kasutada ja pärast, kui nad kenasti ära kuivatada, et siis kasutada, et lastele just meeldib ise neid lehti korjata ja siis endale mingeid ülesandeid seal leiutada. Näiteks loomajäljed, et laps viib mesilase abil kokku looma ja õiged jalajäljed. Siis on veel kunst, teil ongi see pliiatsi hoida, et siin on pilt ka sellest, milline välja näeb, et selle saab väga lihtsalt selle roboti peale lihtsalt vajutada ja pärast ära võtta ja siis saab selle pliiatsi sinna ette panna. Ja siis vildikad, täitsa tavalised vildikad sobivad sinna, lihtsalt peab vaatama, et selle augu jämedust, et vildikas läbi läheks sealt. Aga seal üldjuhul ruumi on. Ja siis saab robotiga panna tema käsklused, vaadata, et mis mustri või mis kujundi ta siis selle käskluse peale joonistab. Et liikumises on, et iga pildi all on erinev harjutus ja kui laps sõidab siis selle pilt, kas on seal pilt või ongi tekst suurematel lastel, siis robot sõidab sinna ühe ruudu peale ja siis ta kas siis vaatab või loeb, et mis tema näiteks tegema peab selle harjutuse. Ja muusikal on, et kui matil on erinevate pillide pildid näiteks, siis laps kuuleb selle pilli heli ja siis sõidutab näiteks roboti õige pildi peale. Või siis laps kuulab muusikat ja sõidab siis vastavalt siis meeleolu pildi peale, et kui on näiteks selline kurb lugu, et siis sõidab kurva näo peale, kui siis sellise naeru näo peale. Siis siin on ka veel materjale, kust võib leida, et põhiline ongi, et pange fantaasia tööle ja katsetage, et see on parim ideede leidmiseks või laske lastel siis katsetada ja leiutada. Insplay lehel võib leida Piipoti siis 2017 aasta õpilugude raamatu, et siin on link, aga see on põhimõtted ka, et kui lähete sinna Insplay kodulehele, siis seal on selline nupuke nagu kasulik
ja sealt kasuliku alt saab valida materjalid, et siis on näiteks leitav. Ja siis on VIP-materjalid, kus siis sellel aastal loodus õpilugude raamat ja seal leitav 34 piibi, 20 Blueboti õpilugu ja lisaks teiste robotite õpilugusid. Aga sellest ilmselt Janne räägib momendi pärast natukene juurde, et kuidas neid võiks endale saada. Ja siis muidugi robootika lasteaias. Siin on ka ära toodud see robootika lasteaias Facebooki grupp ja robootika koolis Facebooki grupp ja Instagram ja siis aga seda robootika lasteaias, et seal on siis õpetajate endi ideesid hästi palju. Aga Janne, kas sa selle uuema Blueboti ka üles? Ja, ma leidsin tegelikult uuema Blueboti üles. Ma lihtsalt sain selle enne kätte kui Blueboti, aga samamoodi nagu Bluebotil või siis õigemini Bluebotil ka Bluebotil saab salvestada siis heli. Et kui me hoiame nüüd siin seda nuppu, punast nuppu peal. 2 sekundit peab. Käib üks väike piiks. Ta käib 2 piiksu, siis ta salvestas selle ära ja nüüd ta ütleb mulle. Et 2 sekundi pikkust lõiku saab salvestada. Ja häält saab siis summutada ka, et kui läbi mingisuguse põneva asja seda häält öelda, siis Bluebot teeb päris naljakat häält ja lastel on hästi lõbus kuulata. Ja lisaks siis edasi, tagasi, paremale, vasakule, ma soovitan siia sisse igasugu lahedaid sõnu panna, et nalja saab. Ja kustutada samamoodi, hoida X all, kustutab siis ära need sõnad ja neid nüüd tagasi enam ei saa. Et kui juba kord on kustutatud, siis nad on läinud. Ja ongi ja nendel lisaks selle heli salvestamisele ja esitamise võimalusele siis on ka see, et need uued Bluebotid ja Bluebotid oskavad nüüd teineteist ka tuvastada, et näiteks saab ka selle heli sinna salvestada, et kui ta satub siis mõne teise iga siis lähestikku või nii, et siis ta esitab seda heli, mis te olete pannud nagu, et mis on nagu nende tore uuendus. Ja saab näiteks Bluebotid või Bluebotid teretama panna oma vahel, kui nad kohtuvad. Ja siis siin oligi, mis siin juttu vahepeal oligi see käsulugeja, et see on selline julla. Siin tagapool on see sisselülitamise nupp ja helinupp ka. Ja üleval on siis see sisselülitamine ja ühendamise nupp. Ja siis on need käsuplaadid on sellised väikesed siis, et ühel pool ongi need Bluebotid peal, Blueboti pildid, et need nagu meeldivad lastele rohkem. Et teised on sellised tavalised, lihtsalt ETS logo on peal. Et see on, ütleme, et seda käsulugejat soovitan pigem kasutada suuremate lastega, sellepärast, et ega see on päris raske töö on lastele, et aru saada, et mis pidi ikka seda plaati panna, mis on vasak, mis on ülespoole, allapoole ja et saada aru, et ma pean siia aluse peale need plaadid panema, et ma pean siia käsklused panema, et ei ole nii, et kui põrandal sõidan, et siis või mati peal, et siis on see, et näiteks kui ma ei oska muud, et ma lähen ühe sammu kaupa, et siin on nagu peaks ikka panema, võiks panna terve selle täis, aga ei pea, kui panna 3 plaati ainult, et ega ta töötab siis ka, sest ta teeb lihtsalt see 3 sammu, mis te siia panite. Aga et laste jaoks on see käsulugeja kasutamine, vähemalt nii palju kui minu kogemus ütleb, on see olnud päris keeruline asi, et nad ei saa ikka aru, et mis pidi ja kuidas, aga pikapeale nagu harjutamine teeb meistriks, nagu öeldakse. Ja mul on ka siin üks Bluebot ja siis mul on see, mida siis kunsti näiteks joonistamiseks saab kasutada see kiiver. Et selle saab lihtsalt talle peale vajutada, nupud tulevad ilusasti aukudest läbi ja siin on siis see, kuhu saab selle vildika panna, saab siia ilusasti läbi panna ja siis saab joonistama panna. Enne just, et sain siin
paberi peale, kui palju on näha, et siin ühe lillekese sain joonistada ja ühe ringi sain, et see selles mõttes, et ta ei ole nagu matalaab, et kellega saadki nagu joonistada kohe kindlaid kujundeid, vaid siin on lihtsalt, et see, mis rada ta sõidab, siis vastavalt neid jooned tõmbab lihtsalt, aga annab nagu midagi, annab meisterdada, ütleme niimoodi. Ja noh, lapsed, need mõtlevad kõike välja ja pärast on tore lihtsalt koos näiteks need mullid, mis joonistanud oled, et lastele meeldib ka neid lihtsalt koos värvida pärast või midagi juurde joonistada lisaks. Nii, äkki küsimusi on tulnud? Siin oli, mis mul endal veel meelde tuli seal päris alguses, et muidu saab nagu seda Beeboti ja Blueboti, et neil on siin see laadimiseks, et saab juhtmega arvuti külge panna, aga tegelikult soovitan täitsa, et kui on võimalus ja teil on rohkem neid botte olemas, et siis see laadimisaluse osta, kuhu saab siis kuus botti peale panna ja vahet ei ole, kas ta on Beebot või Bluebot, sinna aluse peale, siis saab näiteks 6 robotit korraga laadima panna ja sellel Beebotil ongi siis, et rohelised silmad, kui aku on täis ja punased, kui tühi, et siis on nagu hea selle järgi aru saada. Aga kui teil hetkel küsimusi ei ole, siis ma jagan teile ühe väga laheda video, et kui Eduspace'i avamine oli Tallinna Ülikoolis circa aasta tagasi, siis me käisime seal TTS-i tooteid näitamas ja Beeboti ja Blueboti robotid tegid väga ägedat koostööd. No nii, kuulsin, et ühel video ei töötanud, kas teistel töötas või vaatasite kõik, kuidas seisab? Minuga ei töötanud. Nii, et... Aga videos olidki näha need takistusrajad, mis Insplay kodul olemas on, et mida saab osta ja tellida. Ja, et seal olid olemas takistusrajad, seal olid helendavad kuubikud, mis sobivad siis väga hästi nende samaste Beeboti lükkuritele. Ja üldse väga hästi näha, kuidas siis Beebot ja Bluebot saavad väga hästi koostööd teha, et kui palju neile siis neid sammusid sisse mahub ja kui palju tuleb meelde endal jätta, et valesti ei tee, et selles suhtes on käsulugeja Bluebotil üks väga mõnus asi. Tead täpselt, milline see eelnev samm oli, mille kirja panid. Aga siis, jah, räägi ära. Ei, tahtsingi lihtsalt veel üle tuletada meelde need samused vippmaterjalid, et on siis olemas need õpilugude raamatud nii Beebotile kui Bluebotile ja kokku siis 2 raamatust saab siis 54 erinevat ideed, mida nende Beebotide ja Bluebotidega kõike teha saab. Ja seal on tõesti hästi palju väga toredaid tundide läbiviimise viise, et kui nüüd mõelda, et 54 erinevat tundi, siis nädalas teete ühe ja jagub sealt ikka päris pikaks ajaks. Kas teil on veel küsimusi Beeboti ja Blueboti kohta?
Ma siis nii kaua räägin, et oligi, et nende tavalistel vanematel Beebotidel sai siis 40 sammu salvestada, Bluebotidel 200, aga nendel uutel, millel on ka see helisalvestuse funktsioon, et neil saab siis juba 200 sammu salvestada. Ja seal täpselt nende õppematerjalide juures on ka, et enamus nende õppematerjalide juures on välja toodud ka üldjuhul ülesanne näiteks, et mis vanuses lastele see ülesanne on nagu koostatud ja siis on näiteks ka eesmärgid ära toodud, et see aitab ka näiteks endal nädalaplaani või teema juurde paremini neid mänge lisada või ideid. Ja millest siis kindlasti tegelikult veel rääkida tahaks, on Roboolümpia, mis siis meil kohe-kohe saab alguse ja tegelikult võiksidki kõik osa võtta sellest, et kui teil juba on olemas Beebot ja Bluebot, siis lähete roboolümpia.ee missioonid või lihtsalt .ee lõpuga. Ja missioonide all on siis erinevad tasemed, on algtase, on kesktase ja edasi jõudnud. Need Beebotiga siis lasteaedadele väga sobilikud ülesanded on just algtasemele. Ja see ei olegi üldse nii keeruline, et kõik vajalikud vahendid on teil juba olemas, on Beebot või Bluebot, kindlasti leiab igasugu meisterdamisvahendeid. Ja väljakutse iseenesest on siis lihtsalt takistussõit ja hindamisel siis on erinevad punktid. Kui te kõik need läbite, siis te saate kokku ühe kindla arvu punkte ja hindate ennast siis ise. Et kui te registreerimisvormile lähete selle ära täidate, siis saate sinna ise oma punktid kirja panna, et kui palju te siis ära tegite. Ja tõestusmaterjaliks siis on vaja teha üks pilt, video ja kui teete võistluskostüümi Beebotile või Bluebotile, siis ka see ja koodist, mis on kirjutatud või siis paberile nooremärgid. Ja soovitan teil kindlasti osa võtta, sellepärast et auhinnad on väga toredad. Et auhinnafond on 4000 eurot ja eelmisel Roboolümpial siis saime väga head tagasisidet, lapsed tegid väga palju koostööd ja väga palju arendas see nende loovust. Ning soovitan teil siis osa võtta. Mis veel tulemas on ka siis Iduedu festival, et Iduedu, mul siin see uuesti tööle hakata. Iduedu siis on 26. oktoobril ja seal näitame me siis erinevaid Lego tooteid, et mis siis nendega muutunud on, aga seal on ka erinevad lasteaiad ja kindlasti on seal väga palju põnevaid roboteid, mis lasteaedadele sobivad ja mida üle vaadata. Teilt aga küsimusi veel, et mis on tekitanud teil kasutamisel raskusi, mis on rõõmukohad, mis on murekohad? Et täna ongi selline hästi hea võimalus, et me oleme siin ja aitame teil kõik asjad selgeks saada, mis on tekitanud segadust. Et kui ma mäletan, Kärt ütles, et ärge nüüd neid Beeboti maite niimoodi rulli keerake, siis meil on neid maite päris palju rullis niimoodi ja tegelikult need saab isegi päris kasutuskõlblikuks. Et nad tahavad lihtsalt väga raske asja all seista, aga tõesti mina soovitan ka väga, et nii rulli ei ole mõtet keerata, sest siin on tõesti väga head vaod sees. Aga oma tunde te saate niimoodi väga palju põnevamaks teha, et need matid annavad nii palju mängulisust juurde ja kõige parem matt on ikkagi siis see taskutega matt, et mis siin jälle parajalt rullis meil. Aga see on natuke paremas olukorras, et siia saab siis hästi lihtsalt need pildid sisse pista
ja nendega on siis nii palju tegemist, et neid erinevaid tunnikavasid, no kui teil juba saate Beeboti ja Blueboti õpetaja raamatutest 56, kui ma ei eksi, oli neid erinevaid ideed, mida tunnis läbi viia, siis päris paljud kasutavad neist just sedasama matti, et see läbipaistev matt on üks kõige populaarsematest mattidest ja tegelikult need on ka hästi vastupidavad, et need ei lähe nii kergesti katki. Aga mis veel siis, kuidas tundi läbi viia, üks hea moodus on see, et põrandale teibiga saab samamoodi radasid joonistada ja Beebotil ja Bluebotil mõlemal on ka siia sellised järelkärud võimalik taha panna, mis ma pidin ka kaasa võtma, aga unustasin kiiruga maha. Aga et need järelkärud on ka päris lahedad asjad, et nende sisse siis igasugu kraami sisse panna ja Beebot ja Bluebot saavad vedada neid mööda ilma laiali. Et nendega siis nagu maastikurobotigagi saab selliseid mõnusaid mänge teha. On teil mingisuguseid ideid veel, et kuidas näiteks lõimitud õppe või kuidas, ma ei tea, 2- ja 7-aastastega, kas on võimalik Beeboti ja Bluebotiga ühte tundi läbi viia? Mis sa arvad, Kärt? Ei, kindlasti annab, et need on väga head lastele alustuseks, sest just ka see, et on sellised üsna, ütleme nii-öelda aeglased ja vastupidavad masinad, et ei lipsa lapsel käest lihtsalt minema, ei sõida liiga kiiresti eest ära, et nagu laps saab rahulikult seda proovida neid nuppe ja panna tööle, aga ma ütlen tavaliselt see kipub ära ununema, et see kustutamine, et siis peab ise väga kiirelt juures olema, et kustutama näiteks selle ära, aga algul proovimisega ja üks idee, mis mul veel meelde tuli, mida on kunagi tehtud, et näiteks nende Beebotidega või Bluebotidega saab ka näiteks väga hästi tantsida, et suurematele lastele, aga et ongi, et kui teil on mitu seda botti, et programmeerite nad täpselt samu asju tegema ja siis peate samal ajal käima panema, et siis nad näiteks tantsivad kõik korraga ühte ja sedasama tantsu ja või see ongi niimoodi meeskonnatööna saab ka teha, et ja siis saab kontrollida, et kas kõik tegid õigesti selle, et siis ongi, et iga meeskond need sammud või see programm peab sinna sisestama ja siis pannakse need keset põrandat koos sõitma ja siis on näha, et kas kõigi võistkondade botid sõidavad siis sama teed, et teevad sama tantsu või jõuavad samasse kohta. Ja kunagi oleme isegi teinud ka sellist peol kasutanud seda võimalust, et programmeerisime mõned need robotid siis nii-öelda et sama liigutust tegema ja siis tüdrukutel olid ka mesilaste kostüümid seljas ja siis nad seal tantsisid tegid sama tantsu või üritasid samamoodi liikuda nende mesilastega koos, et mis oli nagu selline väga selline äge, et just, et vanematele ka näidata näiteks, et mis robotid need on ja kuidas need liiguvad. Vanematele nagu väga meeldis selline ühistants robotitega. Väga lahe. Aga kuidas Beebotide ja Bluebotide kasutamisega üldse õues on? Et pigem jah või ei? Kui mati peal kasutada ja ta sealt mati pealt väga maha ei sõida, siis jah, ütleme, või kui tekk on all õues, aga ütleme, muidu ikka ei soovita väga. Ega vist jah, et kui need rattad siin liiva ja igasugu karvu ja muid pudinaid täis lähevad, siis ma arvan, et pikalt ta enam ilusasti ei keera, et tõenäoliselt hakkab natukene mööda panema selle keeramisega sellisel juhul. Aga muidu on tõesti üsna sellised lollikindlad robotid, et kannatavad päris palju kukkumist, ei juhtu midagi, kui potsatab maha. Peab vastu ilusasti ikka päris mitu aastat, mis tuleb kindlasti teha nende robotitega ja üldse kõikide teiste robotitega, mis teil on, laadige neid. Et kui nad jäävad pooleks aastaks seisma, siis nende akud lihtsalt ütlevad ülesse. Et iga, ma ei tea, no okei, korra kuus ütleme, kindlasti täislaadida see robot ja kõik robotid, mis teil on. Et kui teil peaks olema Osoboti akud ütlevad hästi tihti üles, kui need jäävad umbes 4-5 kuuks seisma, siis nad hakkavad veiderdama ja neid ei ole enam võimalik päästa. Aga
jah, kindlasti laadige. Et suvel ka, kui suvepuhkustele lähete, et siis kindlasti enne minekut kõik akud täis laadida, et siis nii kaua, kui näiteks kuu aega maja kinni, et siis kannatavad ära nad. Uuesti lapsed tulevad ja mängima saavad hakata. Ja kindlasti laadige. Ja küsimusi veel kellelgi? Või mõni hea idee? Hea idee, mida teistega jagada, kuidas teie oma tunnis olete läbi viinud? Aga ega siis midagi, et kindlasti minge täitke ära see tagasiside vorm. Andke meile teada, mis teile meeldis, mis ei meeldinud, millest oleks võinud veel rääkida, kuigi te võiksite seda praegu öelda, et me jõuaksime veel rääkida midagi teile. Ja mida te veel kuulda tahaksite? Et oleme teie jaoks alati olemas ja kui teil on küsimusi, mis tekivad hiljem, siis te võite need alati meili teel mulle edasi saata. Aga suur aitäh teile! Aitäh ja head aega!